kiiresti ja ühtlasi ka efektiivselt kinni nõeluma. Najalt öelda, et Transis kaitselinn on pisut passiivne, sest väga vabalt saab lüüa pall latti ka. Teine pall on lahti, Santose pea esimesena vahel. Rünnak jätkub. Pahandust, kui palju apelleeritakse käele, tundus, et isegi mõlema võistkonna poole pealt. Lööma ei lähe, saame näha, seal saab mõlemale poole keerutada ja Pareiko on pigem enda nurga kinni pannud, läheb ka ja teist korda raksatab latti lühikese aja jooksul värava peale ja nüüd paneb Pareiko ise käed lati peale, aga seal näib, et ei olnud kõige lihtsam. Ainsalu. Tambetuu ja Roosnupule saab sättida ja seda meest ei saa niimoodi vabaks jätta. Roosnupp annad ühe võimaluse ja krutib sinna posti kõrval ära. Mees, kelle käel on ka kapteni pael, sellepärast et võistkonna regulaarne või siis esikapten Peets on täna mängukeeluga väljas. Kui sedasi sätid ja ees toimetad, siis miks mitte seda kapteni koormat kanda. Reisser näitab ka kordust, aga väga lihtsalt tehti ära. Ja mida teeb Purzanatse selles olukorras? Seal, ütleme nii, et kui sa ikkagi seal, kui sa seal väljakul mängid, siis tuleks mängida ja kes seal teevad kõrget pressi ning sellega ka ennetavad siis seda, et Transil võiks miskit tekkida. Tuleb korralik kuul ja Tambetuu ja kui sulle lüüakse niimoodi, siis on raske. Siis on raske ja ega üsna sõnatuks võttev on see olukord. Päris korralikult ikkagi sinna tagumisse 9-sse keerutati ja vaat, et siin ikkagi see Argentiina Roheneme saarte mäng on üle vaadatud, sellepärast et ütleme nii, et ka seal keerutati päris korralikult. Ja teisalt kordus ilmselt annab küll täieliku tõe, aga mulle tundus jällegi, et selles olukorras keeruline öelda. Purzanatse kaotas seal esmalt enda duelli, jäi Roosnupu vastu selgelt hiljaks ja kampaanial ei ole miskit teha. Pani selle Trans saanud hea ära vahetuse, kus siis teisel äärel oleks tekkinud 1-1-2-2 olukord. Ainsalu tõstab pilgu pall kasti suunas ja seal hetkel Ivanjušin on esimesena jaol, aga palli kätte ei saada ja kui see mees paneb niimoodi, siis ongi võimatu. Seal mehel on endal ka suu on laia naeratusega kaetud, sellepärast et raske on ühelgi väravail ikkagi selliseid kuule ära võtta, et kui sa esimese paned konkreetselt 9-sse niimoodi, et väravail ei ole mitte midagi teha ja teise paned väga terava, kas väga terava nüüd õigesti öelda, aga ikkagi pigem sellisest keerulisest olukorrast küljevõrku, siis mis see väravat tegema peaks? Oli see sooritus, siin kindlasti saab ka Ainsalu. Jah, seal Ivanjušini sekkumine ei olnud kõige parem. See kaamera, saame näha, meile pakutakse ka teist kaamera nurka. See on ilmselt parim kaamera nurk. Ja pidurdamatu on see mees, kui siin et ainult Pareiko oli see, kes oma selliseid mõtted sai välja öelda. Nüüd on võimalik tulla, hea pall alla ja Trans saab kätte ja seda väravat on tegelikult väga vaja lihtsalt selleks, et see eneseusk endast tasapisi jällegi üles leida ning vahetuses sekkunud number 47 Nikita Paljapkin on tabamuse autor. Kuid samal ajal tõe lauandes tuleb ikkagi tõdeda, et viimased 9-10 minutit me oleme näinud lihtsalt sellist mängupilti, kus Levadia tahab, et see lõpuvile jõuaks. Ja eks siis igaüks saab ise otsustada, et kas see on õige või vale, neile löödisid küll ära, aga tõesti, siin on selgelt näha, et peale seda 3-0 väravat on see selline jaht väraval ikkagi. Transi poole pealt võib-olla veel positiivseid märke otsida siis, et kui sa
oled löönud terve hooaja peale, kui mängitud on 18 kohtumist, 12 väravat ja üks neist tulemuse mõttes täna ei olnud kõige ilusam tulemus, aga tegelikult ma ütleks, et mängupilt vaata, et võib-olla selle hooaja isegi Transil parim. Ma pean järele vaatama mängu, et seda öelda, aga võib-olla tõesti. Ma küsiks siis, et kas sellise vibe'i või oleku mõttes oli see ikkagi, oli täna nii-öelda puhtalt lehelt tulemine ja täna oli lust mängida, kui sa kõrvale vaatasid? Ma usun küll, et nüüd on uus peatreener, natuke teine käekiri kui varasemalt olnud treenerile. Üritame nii-öelda harjuda ära sellega, mida treener meilt nõuab. Sa ütlesid, et natukene teistsugune käekiri. Mis see tähendab? Kas uus peatreener tahab natuke rohkem raamides mängida? Mis ta teilt eelkõige ootab? No ma ütleks, et tegelikult rohkem palliga ja targalt mängimisi, et tal on kindel taktika, kindlad nii-öelda avanemised on, mida me peame jälgima, et me nüüd terve see nädal, kui nüüd oli meil trennid, siis üritasimegi neid üle käia. Aega ei olnud kahjuks nii palju veel, aga ma loodan, et nüüd läheb iga mänguga paremaks. Kuidas selle tänase mängupildiga rahule saab jääda? Eks siin tuleb kindlasti ka arvestada, et Levadia ei ole üldse kerge pähkel, mida pureda, aga numbrid igati viisakad tablool ja saite väravaga lõpuks kätte. No eks ta oli selline mäng, mis nõudis meil hästi palju kannatamist. Võib-olla mingil hetkel pidime päris madalale ära vajuma, aga see oli eeldatav ja me teadsime, et tuleb selline mäng, aga ei, ma arvan, et siit saab edasi minna. Provotseerivalt küsin, et sellise mängupildi pealt on võimalik seal juba võib-olla 5-6 vooru pärast olla sealt 10. koha pealt väljas küll. No, eks me võtame mängult ja keskendume individuaalselt, läheneme igale mängule. Et nagu ma enne ka ütlesin eelmine intervjuu, et nüüd on meil iga mäng põhimõtteliselt nagu finaal. Ma küsiks võib-olla, et kust veel saab juurde panna, et eks selle uue peatreeneri käekirja karjumisega läheb aega, aga sa näed ise ilmselt väljakul neid kohti, kus kohas saab juurde panna? Alati saab juurde panna, eks ma arvan, et kui iga mängija suudab leida enda sees selle 5-10% lisajõudu, siis ma arvan, et see ongi see võtmekoht, kus me meeskonnana välja tuleme sellest olukorrast. Aitäh sulle, Murat. Ma lasen ka sinu võistkonna juurde. Aitäh sulle mängisärte kommentaaridest. Teile saab veel kõige õnne soovida, kuidas mängu küll üldse rahule jääda saab? Kõigepealt aitäh. Üldpildis saame öelda, et ikkagi väga rahul, et esimene poolek oli meil väga hea. Teine poole algus samamoodi, et kontrollisime mängu, mängisime ilusat jalgpalli, see mida treener tahtis, et ainuke, mille üle nuriseda saab, on see, et lõpupoole, kui seal vahetused hakkasid tulema, siis liiga palju oli seda üles-alla jooksmist ja pallikaotust ja muidugi see, et lõpuks ikkagi üks taga on sellest peame natukene peeglisse vaatama. Vaatasin, et sinul seal ääre peal Tokega oli päris korralik duell, kuulsin pingi pealt, et vahepeal oli sellist vigadõnudest üsna palju, täna üsna jõuline joon. Ma küsiks, et kuidas selle jõulise joonega rahule jääda? Ma arvan, et üldpildis, see oleneb muidugi inimesest individuaalselt. Mulle pigem see meeldib, et ainuke asi lihtsalt ongi see, et nii kaua kui on selline selge joon, et mis on lubatud, mis mitte, siis on väga mõnus. Aga eks see oleneb ka mängust, oleneb kohtunikust, aga täna pigem oli selline jõulisem mäng ja ma arvan, et me saime hästi hakkama ja samamoodi see annab sellist natukene põnevat emotsiooni sisse, et kindlasti sellega saame rahule jääda. Ma küsiks siis, kuidas ründemänguga alustuseks rahule saab jääda? Et kaitses suures pildis olid kõik asjad korras, ründes ja võib-olla teise nurgalt siis küsides, kas Trans täna oli natukene teistsugune Trans, kui me see hooaeg oleme saanud näha? Kas nad pakkusid teile võrdväärse võitluse? Ma arvan kindlasti, et siin Narva poistele ütlesin ka, et ikkagi täna oli näha, et neil oli jälle sellist uut energiat, mis sellega me olime ka arvestanud, et ikkagi uus peatreener tuleb, see on selline uus hingamine, et me pidime väga valmis olema ja selles suhtes, et me algusest peale näitasimegi, et me oleme 100% täiesti valmis, kontsentreeritud, kõik on hea energiaga
et siis peakski olema Narval väga-väga raske meie vastu, et aga oli näha, et poistel on uus hingamine sees ja soovin neile kindlasti edu, et nende koht, ma arvan, ei ole seal viimasel kohal. Küsin siis selle klassikalise küsimuse ära, et kas euromängudeks on valmistumisega algust tehtud ja võib-olla lisaküsimusena, et kas see täna siin on hea proovikivi, mille pealt minna või kuidas sa ise näed seda asja? No eks kõigepealt tuli mäng korraga võtta, et Narva nüüd oligi viimane mäng enne euromängu, et tähtis oli see, et me saame sellise hea energia ja nii-öelda mängu dünaamika jälle sisse, et viimane mäng Floraga tuli meil hooaja esimene kaotus, et oligi tähtis, et sellest saame kiiresti üle ja noh, ma räägin, mänguliselt oli täna ikkagi esimene poole eriti oli täitsa lust, et ma arvan, et see on hea algus, mille pealt Euroopasse minna ja nüüd juba järgmine nädal panemegi Ühendriikide poole ajama. Aitäh sulle, Frank, ma lasen su võistkonna